Meie tiim tööhoos. Täna on hüdroloogia praktikumi 3. päev. Oleme jõudnud Kaismaale. Ja täna lähme Jane, Kiku ja Angela lähevad siis rännakule mõõtma Kaisma järve ümbuse olevate, mis need on, ojakesed ja kraavide sügavus. Nii. Valmistate tähtsat teaduslikku istungit. Jah, et siis see on meie see. Aga tegelikult miks ma videot teen on see, et ma jälitan seda minki. Aga ta ei näita ennast, et siin elab mink. Ja ta on juba meist 4 korda mööda jooksnud. Ja ma sain ta ainult pildi peale natukene, aga ma tahaks, et teda tuleks siit veel. Aga side lõpp nüüd. Tere jälle! Me oleme jälle nagu selles suhtes õnnelikud, et müristab. Meile vist jäi küll eilsest väheks. Seal on paadilised ja meie matkame. Nüüd meil on väike takistus. Mina olen veel ainus, kes pole üle saanud. Nii, mis teised ütlevad? Tšau. Side lõpp. Okei. Et mis me teeme üldse? Me mõõdame kraavide sügavusi. Siukse universaalse mõõdupuuga, mis me ennem valmistasime. Kas ma võin nüüd öelda tervitused rebase tiimile, te olete parimad? Kelle, mis tiimile? Ütle kõvemini. Jah, et... Tervitame neid, kes tegid eelnevat väga head tööd. Ja jätsid selle mõõte pulga kuhugi. Jah, täname, aitäh. Nägemist. 72, 51, 18, Hydroprox on siis selline meil. 3. päev. Me teeme rännakut ja taaskord me oleme jäänud äikese kätte. Aga vähemalt seekord me leidsime sellise mõnusa varjualuse. Aga näete, sealt poolt on küll ilus taevas, aga... Ja sinna poole me peame minema, nii et saame minna koos äikesega. Kuumulused tulevad. Kuumulused, jah. Ei, kuumulused lähevad tegelikult. Ja mis meil kohal on? Nii. Nii. Mis nimbus? Aga tundub, me loodame, et asi ei lähe nii hulluks kui eile. Aga me tegime siin tubli peatuse ja arvutuspeatuse koos mesikäpaga. Ja loodame, et päris mesikäppa ei tule. Jah, Vändrametsas Pärnumaal. Ja siis siin täiega laev vettehüppe koht on ka. Jah, aga näete, vihme järgi. Tegelikult saaks vähemalt jalghoida võiks. Ja Laanmetsas oli veel sinilille kasvukoha tüüp ka. Nii, kus me nüüd oleme, Jane? Me oleme Laanemetsas. Ja mida me siin teeme? Me otsime vaatetorni hetkel. Aga miks me ei tegele hüdroloogilist ülesannetega? Tähendab, me oleme hetkel praegu veega küllastunud. Me peame nüüd natukene muud tegema. Jah. Ja siit eest tuleb selline väga ilus mets. Väga ilus mets. Jane, Kiku, mis toimus? Nii, Jane, kas sa tahad rääkida? Siuke asi toimus, et me Angela ja Krissuga tõmbasime selle lihtsalt välja. Oota, aga miks see üldse oli ja kus kohas see oli? See oli siin. Kõigepealt tuli... Näitame tehnikat ka. Kristiinal tuli väga hea mõte. Oota, pane, illustreerime nüüd. Nii, Toigas oli meil. Aga ta oli nüüd põhimõtteliselt siiamaani vees. Hästi vees. Siis mina tulin latiga, panin sinna kõrvale, uuristasin augu ja siis lükkasin välja. Peaaegu. Meie siis tõmbasime. Tõmbasid, jah. Jõuga kohe. Ja meil käis siin 2 korda mink jälle. Kalaga või mingi... Rotiga. See on rott. See oli nagu rott. See on nagu kala. Okei, ma ei tea, mida ta sööb tegelikult. Aga siis ta läks peitu meie eest. Jah. Davai, lähme kanalid möödistama. Ütelge midagi. Keda? Seda. Mis asja? Mida? Ma ei kuule. Tänane päev hakkab mööduma.
tänane päev õige selline. Ei olnud. Ei olnud. Täna me käisime, näete, kõik selle maa, mis te praegu näete. Oih! Wow! See oli mingi putukas. Näete? Kiil. Kõik selle me lihtsalt jalutasime läbi. Mina, Kiku ja Angela. Anks. Võt. Ja tegelikult oli see päris põnev. Võt. Ja me saime taas kord äikest, seda juba te teate. Aga... Kes see kohal kutsub säikse? Jah, ei tea. Mõtlesime, saadame jälle üksikord nagu poodiga jälvele ja siis vaatame, kes säikse saab. Okei. Seda võiks välja võtta siit.